kui kõht on täis, siis karv läigib ja tervitused teile Vapianost ja nagu ma aru saan, siis osad inimesed tegelikult loevad numbreid. Osad teist on kusjuures Exceli maailmameistrid ja mul on tunne, Margus, sa oled täna meil olümpiavormis. Jaa, kindlasti. Ja täna viime siis kaks asja omavahel kokku ehk ühendame meeldiva kasulikuga. Vapianosse on tulnud FitLapi salat. Mis selleks on? Selleks on meil suudlite ja krevettidega üks väga maitsev suvine salat. Jamin. Ehk siis kui kellelegi on olulised numbrid ehk siis kaloraaž, aga samaaegselt tahaksid, et see roog oleks maitsev, siis Vapiano päästab hädast. Alustame sellest, et paneme kõigepealt meie hiidkrevetid grillile. Jaa. Nende kauaks ei lähe nendega. Kuidas selle maitsestamisega on? Kas ma olen ainuke, kes alati ütleb nõndaviis, et maitsestage kõigega või ja ärge chillit ainult liiga palju pange, aga pange ikkagi juurde, sellepärast et see annabki selle roala tegelikult maitse juurde. Mina paneks ka alati natukene chillit juurde. Aga küüslauku? Küüslauku paneme ka, aga seda natukene hiljem. Nii. Ja järgmiseks panemegi juba kõik komponendid salatikaussi. Okei. Selleks siis alustame suudlitest. Alustame, ma saan ka midagi teha. Ja vaadake, kuidas salatit tehakse. Ehk see roog oleks maitse, seda tuleb teha armastusega. Nii. Järgmiseks paneme kirstomatit. Jaa, palun. Okei, tänu. Ma assisteerin praegu, et siin ma olen see päiksetomateid. Ma olen täpselt see inimene, et tegelikult, et me õpime siin täna tõesti uue retsepti selgeks, aga ma olen ikkagi pigem see, kellele meeldib süüa. Aus, mulle meeldib teha. Nii et siis me oleme hea meeskond. Paneme rukolat ja kastmeks on siis meie avokadokreem. Jammi. Ja natukene ka vähe soolast sojakastet. See annab üks eriti mõnusa maitse. Kuidas sibulaga on? Kas praegu selle läbi või läheb otsa salatisse? Ma plaanisin panna ta kaunistuseks. Okei. Ja täitsa peale ja tooret. Selge, väga hea. Nii, nüüd on jäänud meil vaid kopp segaduse. Jammi. Mõnus. Kuidas üldse salatitega on näiteks mu enda üks lemmik Vapianos läbi aegade? Mul loogika on hästi lihtne. Caesar salatiga on see, et seal on ainult ju Rooma salatilehed, on ju. Aga mul on väike nipp, ehk mulle maitseb Vapianos siis suur ja mistasalat, aga Caesari kastmega ja sinna juurde siis veel rohkelt krevette. See kõlab tõesti hästi. See kõlab nagu plaan. See kõlab nagu plaan. Nii, keerame krevetid ümber. On ilusti kuldkruunid. Paneme natuke küüslauku ka maitseks, aga proovime nii, et me väga palju õli ei kasuta. Kuna kalorid. Kuna numbrid on loetud. Kas me omadega jõuame sinna maani, et lihtsalt see maitse ja lõhk tuleks teile sinna läbi kaamera? Ma arvan, et meil on päris lähedal. Nii. Panen äkkida meil pastakaussi. Nagu näha, siis kogus on siuke päris... Ma olen ka sidagi ei arva midagi üleli ja palju sellepärast, et neid komponente oli seal nagu üks jagu, aga kui sa tõesti praegult meisterdasid väga osavalt kokku, siis lõpptulemus on väga apetiitne. Ja oota, kuni me veel maista jõuame. Nii, paneme natuke punast sibulat ja koriandrit. Koriander on mul lemmik. Sellega on vist päris ka huvitav kaks varianti, et kas sa armastad koriandrit või siis ei armasta. Huvitav. Krevetid on meil ka täpselt valmis saanud. Maitsestame soola ja pipraga ära. Ja võidki nad salatile lisada. See oli tõesti praegu üleliia kerge retsept, et isegi igaüks saab endal sellega kodus hakkama. Ja ikka, kui kõik tooraine on olemas, siis midagi keerulist valmistamise juures ei ole. Aga nii, ongi valmis. Ja nautilist. Hea risu!